Head kolleegid, me peame edasi minema, sellepärast et kolleeg Varro Vooglaid ootab juba pikalt. Tal on küsimus kaitseminister Hanno Pevkurile ja teema on, muuseas tunnustan väga täpse teema püstituse eest, raha kantimine Eesti kaitsetööstusettevõtetele Ukraina abistamise loosungi all. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu teile tunnustuse eest. Eks ma pingutasin ka selle nimel, et teema oleks piisavalt täpselt sõnastatud ja mul on hea meel, et see ei ole jäänud märkamata ja tunnustamata. Nüüd tegelikult ma tahtsin selle küsimuse tõstatada juba mitu nädalat tagasi, aga ma ei ole pääsenud Riigikogu infotunnis löögile. Seetõttu ärge pange pahaks, et võib-olla see on natukene aegunud see uudis, millest ma tahan rääkida. Aga jutt käib siis uudisest, mis avaldati ERR-is 24. märtsil 2025. aastal, mis kannab pealkirja "Riik tellib Eesti kaitsetööstuselt 100 miljoni eest toodangut Ukrainale". Ja kohe sissejuhatuses on öeldud, et toodangu valis välja Ukraina kaitseministeerium Eesti esitatud firmade ja toodete nimekirjast. Nüüd, mis on selle uudise puhul tähelepanuväärne, on see, et esiteks jutt käib ju väga suurtest summadest. 100 miljonit eurot ei ole mingisugune peenraha. Me mäletame näiteks, kuidas eelmisel aastal oli õpetajatele tarvis palgatõusuks leida 5,7 miljonit ja siis selleks tuli teha selliseid riigieelarve süvakompeid, et see kusagilt leida. Üleriigiline draama oli, et kas saab 5,7 miljonit kokku või ei saa. No lõpuks saadi, aga rohkem küll ei ole, eks. Ja siis me oleme kõrvalt, et 100 miljonit Eesti kaitsetööstusettevõtetele Ukraina abistamise loosungi all. Nii et väga suur summa. Teiseks, uudisest ei leia mitte mingisugust informatsiooni selle kohta, kellele need miljonid, 10 miljonid siis läksid, mille eest täpselt läksid. Ehk siis mida osteti, mitu ühikut osteti ja milliste hindadega osteti. Ehk teisisõnu me ütleme lihtsalt, et 100 miljonit maksumaksjate raha, mis antakse nendele kaitsetööstusettevõtetele vastavalt siis Ukraina antud suunistele. Ja minu meelest on siin see läbipaistvuse puudus ikkagi karjuv ja samale läbipaistvuse vajadus väga suur, sellepärast et jutt käib ikkagi maksumaksjate raha eraldamisest ja potentsiaalselt ka ettevõtetele nagu Frankenburg näiteks, kuhu on siis kolinud teatavasti juhtkonda nii Kusti Salm, teie sõber, endine kantsler ministeeriumist, Veiko Vello Palm, Kaitseväe üks tippohvitser endine ja samal ajal, eks ole, on ettevõttes osalus Kaimani saartel, et me ei tea, kellele see üldse tegelikult kokkuvõttes kuulub. Ja sellest tulenevalt siis jõuangi küsimusele, et kas te saate valgustada meid, et kellelt, mida, palju ja mis hinnaga osteti? Aitäh! Ja aitäh! Hea meelega natukene siis valgustame täiendavalt seda, mida meedias on räägitud, aga teatud detailid jäävadki nende lepingute vahele, mis on siis Ukraina ja Eesti ja ettevõtete vahel. Aga alustame algusest. Ma arvan, et ma tulin eile öösel Ukrainast või täna öösel õigemini. Jah, täna kell 2 jõudsin tagasi ja ma ei tea, kas te olete seal käinud või ei ole. Ma olen käinud pärast täiemahulise sõja algust regulaarselt iga 5-6 kuu tagant seal. Kohtunud võitlejatega, kohtunud riigijuhtidega, kohtunud ettevõtetega, käinud nendes ettevõtetes ja tean päris hästi, milline see seis Ukrainas on. Ja seis on väga raske. Ja ma võin teile kinnitada, et Ukraina vajab Euroopa sõjalist abi praegusel hetkel enam isegi võib-olla kui kunagi varem. Ja seal on mitmeid põhjuseid. Peamine põhjus on see, et Ameerika Ühendriikide toetus on kokku kuivamas ja selleks, et Ukraina rahvas saaks ja Ukraina võitlejad saaksid Ukraina rahvast ja riiki kaitsta, peab neil olema ka olemas varustus, millega seda teha. Ja siin on nüüd see esimene Eesti üks algatustest, mis me Ukraina toetuseks tegime, ehk iga riik võiks panustada vähemalt 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina toetuseks. Meie SKT-d arvestades on see circa 100 miljonit. Selle 100 miljoni puhul me Vabariigi Valitsuses arutasime, kuidas see kõige mõistlikum oleks ja me leppisime kokku, et sellest umbes 5% läheb Eesti enda veetavasse IT-koalitsiooni. Umbes 5% jääb ukrainlaste väljaõppetegevusteks, mida eestlased teevad nii siin Eestis kui näiteks Interflexi operatsiooni raames Suurbritannias. Ja ülejäänud suunatakse Eesti ettevõtetele. Ja see on iga riigi suveräänne otsus, kuidas ta Ukrainat soovib toetada. Lisaks, kuna
vajadus akuutseks Ukraina abiks viimastel nädalatel on kasvanud, siis Vabariigi Valitsus tegi mõned nädalad tagasi otsuse saata kiireloomuliselt täiendavalt 10 000 mürsku ja 750 000 toidupakki ukrainlastele esimesel võimalusel. Ja need 10 000 mürsku on jõudmas Ukrainasse neil nädalatel. Nüüd tulles ettevõtete juurde, siis selle paketi loomisel me tegime läbi väga pika protseduuri. Esiteks me kuulutasime välja sellise konkursi, kus Eesti ettevõtted saaksid esitada oma toodete nimekirja või enne sellele veel eelnes see, et me pidasime ettevõtjatega läbirääkimisi. Mul on aeg otsa saanud. Aga me saame jätkata seda sellepärast, et Varro küsib, et ma jätkan selles mõttes, et selle täpse loeteluga hea meelega, et ole ja täpsusta küsimus ära, siis ma saan jätkata selle täpse protseduuriga, mis me läbi tegime. Aitäh. Nii on. Varro Vooglaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Nojah, ma tõtt-öelda oleksin siiski olnud tänulik, kui ma oleks täpsustava küsimuse saanud küsida juba nagu jätkuna, mitte sama küsimust korrata, sellepärast et siiamaani 3 minuti jooksul te ei maininud mitte ühtegi ettevõttelt, mitte ühtegi toodet, mitte ühtegi kogust, mitte ühtegi summat. Et ma arvan, et 3 minuti jooksul oleks võinud seda teha küll, kui oleks tahtmist olnud selle asemel, et rääkida, kuidas te Ukrainas olete käinud ja nii edasi, et see ei olnud osa vastusest minu küsimusele. Aga ma siis kordan seda küsimust, et millised ettevõtted, Eesti ettevõtted on saanud osa sellest 100 miljonist, millistele ettevõtetele kui suured summad on läinud. Ma ei näe iseenesest küll mitte mingisugust põhjust, miks see peaks olema kuidagi nagu riigisaladus, et millistele ettevõtetele siis maksumaksjate raha 10 miljonite kaupa suunati. Seda esiteks. Ja ma siis loodan, et te täpsustate. Nüüd teiseks, saan ma siis õigesti aru, et see 100 miljonit, millest siin jutt käib, on see sama 100 miljonit, mis on ette nähtud 2024. aastal sõlmitud pikaajalise julgeolekukoostöö ja kaitsekoostöö või see, mis iganes see pealkiri oli, kokkuleppega. Et see ei ole lisaks sellele, mis selle lepinguga ette nähtud, vaid see ongi see summa. Ja siis, mida ma tahtsin täiendavalt nüüd küsida, on see, et kas Eesti poolt antava abi näol on ka mingisugune selline aspekt, millele on rõhutanud Ameerika Ühendriikide administratsioon, et tegelikult me tahaksime, et see ei oleks puhtalt abi, mis läheb lihtsalt ühesuunaliselt, vaid me saame ka midagi vastu, mingil määral kuidagi mingite mehhanismide kaudu meile see kompenseeritakse, see abi, mis me oleme siis väga suurte summade ulatuses andnud, või meie puhul on teistmoodi, et meie lihtsalt anname ühesuunaliselt ja vastu ei oota mitte midagi. Aitäh. Aitäh, ma teen siis natukene kiiremini selle. Ühesõnaga, protsess oli nii, et kõigepealt ettevõtjatega läbirääkimised, millised võiksid olla need tingimused, toimus infopäev, kõik ettevõtjad olid kohal, said anda oma arvamuse, sealt edasi kuulutati välja siis see minikonkursi käigus ligi 100 ettevõtet esitas oma toote nimekirjad. See toote nimekiri vaadati üle siis ekspertkomisjoni poolt, kuhu olid kaasatud Rahandusministeerium, Majandusministeerium, Siseministeerium, Riigikantselei, ja me vaatasime need tingimused üle, need ettevõtted üle, kvalifitseerus 85 ettevõtet. 85 ettevõtte kogu see nimekiri saadeti Ukraina pooleli kõikide spetsifikatsioonidega, et nad saaksid valida, mis nendel rindel kõige rohkem vaja on. Sellest tulenevalt Ukraina kaitseministeerium sisemiselt rääkis ka Siseministeeriumiga, strateegilise tööstuse ministeeriumiga ja tehti sisemine ring Ukrainas. Selle pinnalt Ukraina saatis meile tagasi oma nimekirja ja nüüd selleks, et me saaksime Ukrainale anda need tooted, täpselt mida nad palusid, siis me praegu saame kommunikeerida välja tootegrupid ja kui need tooted on kohale jõudnud, siis me saame rääkida ka täpsemalt juba sellest, kes need ettevõtted siis olid. Aga ma saan tootegruppidest rääkida. Ukrainlaste kõige suurem soov, ka eile kohtusin Ukraina kaitseministriga ja ka kaitsetööstusministriga, nad kinnitasid veel kord üle need valikud ja need puudutavad eelkõige siis valdavas enamuses on need droonid, nii ründedroonid kui siis luuredroonid. Need on mehitamata sõidukid seal nimekirjas, mida nad soovivad, aga me palusime nendelt ka nii-öelda ülekatet, et kui kõik ettevõtted, keda nad või need tooted, mida nad välja valisid, ei ole suutelised selles ajaraamis tootma, siis me on olemas pikem nimekiri, et me saaksime sealt järgi võtta. Ja seal nii-öelda joone all on veel tooted, mis puudutavad siis meditsiinitehnikat ja samamoodi siis meditsiiniga seonduvaid teenuseid ja ka siis laevasid. Nii et see on see loetelu ehk siis droonid, mehitamata sõidukid, laevad, meditsiinitehnika ja meditsiiniteenused. Need on need 5 kategooriat.
mis siis moodustavad selle, aga ma võin selle juba ette ära öelda, et valdav enamus sellest on droonide kategoorias. Nii et see on see protsess olnud. Pärast seda ma tutvustasin seda Vabariigi Valitsusele, mis on Ukraina-poolne pakkumine, ja praeguseks me oleme jõudnud siis sinnamaani, et me hakkame nende ettevõtetega lepinguid sõlmima, et nad saaksid Ukrainasse need tooted ka ära tarnida. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Rene Kokk, palun. Aitäh, hea esimees ja hea kaitseminister, et mul on ka riigikaitseline küsimus, kuigi teema natuke teine ja kui te vastata ei oska, siis äkki te saadate pärast vastuse hiljem järgi. Nimelt, meil on selline ütlus, et riigikaitses iga okas loeb ja kahtlemata see nii on. Küll aga on meil nüüd seis selline, et 1996. aastast 2005. aastani olid meil päästekompaniid Eestis, 3 päästekompaniid, kus siis ajateenistuse läbisid tolle ajavahemikus suurusjärk 2000-2500 meest, kes tollel ajal siis kuulusid Siseministeeriumi siis valitsemisalasse. Ja need mehed ei ole saanud või ei saa reservõppekogunemise kutseid, kui nad just ei ole vahepeal astunud Kaitseliidu liikmeks või läinud siis elus edasi hiljem tegevteenistusse. Ja täiesti tegelikult reservõppele kogunemisele siis kvalifitseeruvad vanuse poolest inimesed tahaksid kaasa aidata ja sellest on korduvalt ka juttu olnud, aga see vanusegrupp on ikka jäänud, need siis 2000-2500 meest on jäänud siiamaani tegelikult kaasamata. Et kas see on olnud teie laual see temaatika või ei ole, sest siis kui tollel ajal, kui päästekompaniid kinni pandi, siis oli küll alguses see jutt, et nad kaasatakse hiljem riigikaitsesse ja leitakse neile lahendus, aga kuna nad olid Siseministeeriumi alluvus tollel ajal, siis nad on jäänud kuidagi maa ja taeva vahele ja mitmed on ka minu käest küsinud, et mis toimub, et tahaks tegelikult riigikaitses kaasa aidata, aga kutset ei saa ja oleme nagu täiesti kuskile ära unustatud ja põhimõtteliselt 2500 okast on kuskil ripakil. Aitäh! Ja aitäh! Teie küsimusest peitus ka vastus. Ehk kuna nad olid Siseministeeriumi valitsemisalas, siis nad ei ole läbinud ajateenistust. Või nad ei ole määratud sõjaaja ametikohale. Ja kui nad ei ole määratud sõjaaja ametikohale, siis suure tõenäosusega ei saa nad ka siis reservõppe kogunemise kutset. Ma arvan, et ma võin selle korraks üle vaadata, aga ma julgen siiski arvata, et see niipidi on. Kõige lihtsam soovitus igale mehele, kes soovib panustada, ongi teie poolt mainitud ka Kaitseliit. Et Kaitseliitu võib igaüks panustada täpselt oma jõu ja soovi järgi. Ja minu kindlasti soovitus neile oleks see, et arvestades ka nende siis päästekompaniis teenimise aega ja nende hetke siis vanust, et ma arvan, et nende oskused võiksid olla Kaitseliidus väga kohased, sellepärast et Kaitseliidu ülesannete hulka nii maakaitse poole pealt kui ka siis mitte maakaitse poole pealt, vaid Kaitseliidu muude ülesannete raames käib ka Politsei- ja Piirivalveameti toetamine ja Päästeameti toetamine, nii et selles mõttes võib-olla nende väljaõpet ja nende siis teenistust arvestades olekski kõige õigem see, et kui keegi küsib, soovitage kindlasti tal liituda Kaitseliiduga, et see on kõige mõistlikum tee, sest et reservõppe kogunemisele me kutsume ju üksuste kaupa, reservõppe kogunemistel üksuste kaupa formeeritakse sõjaaja koosseis ja täidetakse sõjaaja ülesandeid. Et need on need loogikad, et kui nad siiamaani ei ole neid kutseid saanud, siis järelikult jah, neid sõjaaja koosseisu ei ole ka arvatud. Aga kui on mõni konkreetne nimi, võime üle vaadata, et kas tal on näiteks sõjaaja ametikoht määratud või mitte, ma siiski pakun, et ei ole ja seetõttu jätkuvalt soovitus Kaitseliit. Ütleme, ajaloos kõike lõpuni tagasi minna võib-olla on keeruline, et hetkel me peame lähtuma sellest, et kes meil on mobilisatsiooniregistris ja reservistidena kirjas, neid me loomulikult ka siis reservõppe kogunemistele ja lisaõppe kogunemistele kaasame. Suur tänu! Sellega ma lõpetan meie 4. küsimuse käsitlemise.